Kaunist keskhommikut, head raadiokuulajad ja head vaatajad YouTube'is. Täna on stuudios Keskerakonna esimees Mihhail Kõlvart ja Riigikogu liige, Keskerakonna liige Peeter Ernits. Mina saatejuhina Janek Mägi. Ja millest me ikka alustame? Loomulikult me täna ei räägi sellest, et Tallinna teed on juba lumest puhastatud, vaid laupäeval algas jälle üks uus sõda. Ma arvan, et meie kuulajad ja vaatajad kõik olete päris väsinud sellest, mis riikide vahel ja ka riikide sees viimastel aastatel on toimunud. Mehed, mis esimesed emotsioonid selle rünnakuga USA ja Iisraeli poolt Iraanile teis on tekkinud? Mihhail? Seda muutub normaalsuseks. Ma arvan, et see on esimene järeldus, mida saab teha. Ja sellest on saanud igapäevane poliitiline instrument. Ja täna keegi ei räägi sellest, et sõda tähendab eelkõige seda, et tapetakse inimesi. Täna räägitakse sellest, et kuidas saab lahendada poliitilisi ja ärivajadusi ühe või teise riigi puhul. Ja ma arvan, et inimesed on sellega juba harjunud. Nüüd täna räägitakse väga palju sellest, aga mis on selle sõja eesmärk ja kas see oli kaua planeeritud või see on järjekordne emotsionaalne samm suurriigi presidendi poolt. Tegelikult tänaseks see juba ei oma tähtsust, sest sõda eskaleerub ja tagajärjed tulevad igal juhul. Küsimus on nagu selles, kui kaugele on Ameerika valmis minema. See, et ainult õhurünnakutega on võimalik Iraanis korraldada režiimi vahetust, seda ma arvan täna juba keegi ei usu. Et see pidi juhtuma 3-4 päeva jooksul. Täna see olukord veel ei ole kriitiline Iraani jaoks sellisel viisil, et režiim nagu laguneks. Ja kui see sõda kestab kauem ja Ameerika on valmis kahju sisse võtma, mida see kahju tähendab? Et esiteks iga sõjapäev on kulukas mõlemale poolele. See ei ole ainult Iraani jaoks kulukas sõda. Teiseks on näha, et kannatada saavad Ameerika liitlased regioonis ja loomulikult nende poolt hakkavad tulema vastavad signaalid. Ja kolmas majandusefekt, nafta hind kasvab ja kasvab veelgi, et kui Iraani režiim otsustab, et ei ole midagi kaotada, siis nendel on võimalus korraldada blokaadi ja see hind kasvab veelgi, mis mõjutab maailma majandust. Teisest küljest, kui juhtubki nii, et Ameerika on valmis pikaajaliseks sõjapidamiseks ja režiim päriselt nagu laguneb, siis ma tuletan meelde, et Iraanis elab 93 miljonit inimest ja me oleme näinud, kuidas lagunevad režiimid selles regioonis ja mida see tähendab.
et stabiilsust muidugi lähiaastatel ei teki, räägime sellest, et tekiks mingi demokraatlik valitsemine, aga kaos, terrorism, põgenikud, see on kõik see, mis jõuab varem või hiljem ka Euroopasse. jah, sa ütlesid jumala õigesti, et sõda on muutunud normaalsuseks ja tegelikult sellest ei ole varem räägitud, aga tegelikult see on kogu aeg olnud. Kui vaadata maailma tervikuna, et rohkem on neid päevi, kui sõda käib, kui neid, kus sõda ei käi kusagil, aga nüüd on see jõudnud meieni sisuliselt, no mida sa välja ütlesid. Ja see on esimene asi, aga teine asi on, seal on ju kõik kellegi huvid on seal. Noh, Iisraeli valimised tulevad, Netanyahu selle sõja suur initsiaator on tegelikult ju Iisrael hoopis. Kui näiteks selline, mida palju räägitakse, tütarlaste kooli pommitamine. See on Dubaist mitte kaugel, Lõuna-Iraanis. Väike linnakene, kus esialgsetel on meil mingi 68 väikest piigat sai surma, tegelikult on see arv palju suurem, aga selle kohta, kui Ameerika välisministrilt Rubiolt küsiti, et kuidas tema Ameerika Ühendriigis suhtuvad sellesse, et tütarlapsi tapeti koolimajas, siis ta ütles, et jah, me tegeleme sellega, aga see ei puuduta Ameerika Ühendriiki. Aga viisakalt öeldes, et see oli Iisraeli rakett. Nii et Iisraeli huvi on siin palju suurem, sest Iraan on neile kogu aeg pinnuks silmas. Iraanil on tohutu palju ballistilisi rakette, on Hezbollah, Hutud, edasi ümberringi ja Iisraeli huvi on kaua aega olnud, et kasutada seda võimalust, et nõrgestada Iraani. See on esimene asi. Noh, teine asi on muidugi Saudi Araabia, mis vaatab samamoodi, on sama pikalt vaadanud selle peale, aga seal tuleb juba kahe islami sellise voolu, šiitide ja sunniitide vaheline. Saudi Araabia sunnid, aga Iraan šiidid. Ja seal käib selline nagin juba kaua aega niimoodi, mis on õige usk, islami usk. Noh, see külg siis maailma šerif ja Ameerika Ühendriikide president, kes püüab nagu oma retoorika järgi õiglust maailmas korda lüüa. Maduro, selline diktaator, seal Venezuelas nüüd järgmine selline ligi 40 aastat Iraani valitsenud mees, et kukutame need pahad ära ja nüüd tulge tänavatele ja võtke võim üle, nagu ta on palju öelnud iraanlastele. Aga need on ainult paar sellist momenti, aga samas sa nagu ütlesid ka, et nafta näiteks, Hormuzi väinast läheb kuni 1/3 maailma naftat. Kuni 1/3, viiendik või 20-30%. See tähendab juba seda, mis see tähendab, eks ju, loomulikult nafta hinnaga see 90 miljonit ebastabiilsus, Iraan on väga võimas riik. Armee on üle 600 000. Ja nii edasi kõik, ja kui Trump on öelnud, et see on alles algus. Trumpi sõnadega muidugi peab olema ettevaatlik nendest kaugetele ulatavaid järeldusi tegemast. Aga igal juhul sõjad on nüüd Ukraina, mida siin Euroopa üritab paaniliselt, et kuidas see mõjub Ukrainale, Vene-Ukraina sellele, lisaks veel Iraan on ju Venemaa liitlane. Nii-öelda kurjuse telg, nagu meil nimetakse Põhja-Korea ja nii edasi. Et see on selline rosolje või supp, mida on väga raske süüa ja mõjutab muidugi kogu maailma, meid samuti. Ma ütleks, et võib-olla Eesti inimesed ei mõtle selle peale, mis on pindalade vahe näiteks Iisraeli ja Iraani vahel. See on 80 korda. 80 korda.
et seal on, aga noh, teisest küljest noh, ma siiski arvan, et ma käisin viimati Iisraelis novembris 2025, see on siis mõned kuud tagasi tegelikult, ja ma ütleks, et see Nova festivalil juhtunud, see rünnak, noh, see oli selline murdekoht, kus nad ütlesid, et nüüd aitab. Et see on alati, noh, inimesed hakkavad kuskil hetkel lahutama, et nüüd aitab, et see on viimane piir ja kõik nii. Ja noh, mina käsitlen Iisraeli ikka Ameerika Ühendriikide ühe osariigina ja seda nad käsitlevad ka koha peal, et neil on kahju, et see nii on, aga tegelikult Iisraeli ja USA vahel täna võib tõmmata ideoloogilise võrdusmärgi ja selle peamine põhjus võib-olla jälle teatakse või mitte, aga pikki aega elas Ameerika Ühendriikides rohkem juute kui Iisraelis, täna on vist natukene nagu vastupidi, aga nende mõju Ameerika Ühendriikide poliitikale on väga-väga suur ja selle konkreetse rünnaku puhul ma arvan, et maailmakord muutus sellega veel. Ja mis juhtus, oli selline asi, et kui mulle ikkagi keegi ei meeldi, tema seisukohad, ma ei suuda teda panna tegema seda, mida mina tahan, et ta teeks, siis ma lihtsalt koristan ta ära, et saadan mehed peale, viin vanglasse või siis lihtsalt lasen õhku ja nüüd küsimus, et mis signaal on see Venemaale? Aga miks tema selliseid asju ei või teha? Iisraelis on venelasi ka palju. Väga palju ja see on tõsi, et vene juute, ütleme, et vene juute, et selles mõttes, et see on täpsem. Aga et miks ma ei või teha? Et see küsimus tegelikult ei ole üldse mitte õigustatud. Et, ja selles kontekstis, kus öeldakse, et Ukraina sõda ei ole USA presidendi jaoks enam oluline, et las nad madistavad seal. See oli siin uudistes käis läbi selline mõttelõng, siis tegelikult seda võib isegi mõista. Alustame sellest, et suurriigid alati käitusid samal viisil. Et sõda oli alati instrumendiks, aga varem see ei olnud nii küüniline. Et võib-olla rohkem tegeleti ka sellega, et leida põhjusi ja rääkida sellest vähemalt rahvusvahelisel areenil, miks see vajalik oli. Täna see ei ole enam vajalik. Kui sa tunned, et jõud on olemas, siis sa teed ära. Ja miks täna üks riik tunneb, et see jõud ja võimalus on olemas, sest puudub nagu tasakaal. Et see aeg, kui käis külm sõda, ei olnud muidugi rahuaeg, aga samas oli mingi tasakaal. Kaks plokki, mõlemad plokid tegelesid sellega, et suureks sõjaks valmistuda, aga samas keegi seda eriti ei soovinud. Ja jällegi ma ei saa öelda, et see oli ideaalne valem, et hoida stabiilsust, aga mingit teist valemit ei olnud ja ei ole ka praegu ja me näeme, et täna see tekitab korralikku ebastabiilsust. Ja võib-olla veel üks järeldus, mida on mõned riigid tänaseks teinud, mida tegi omal ajal Iraan ja ka täna sellest räägivad ka Euroopa riigid, näiteks Prantsusmaa, et kuna reegleid ei ole ja vabadus on võimalik ainult siis, kui sind kardetakse ja see on juba Prantsusmaa presidendi tsitaat, siis ainuke instrument, mis võib tagada stabiilsust, see on tuumarelv.
et see on see loogika, mis oli Iraanil ja nüüd see loogika kuulub ühe Euroopa riigi juhile. Et me jõudsime nii kaugele maailmas, et nüüd väga paljud riigid on motiveeritud omama tuumarelva, sest see on mingi garant, et puudub soov sind rünnata. Isegi meie lugupeetud välisminister otsustas sellest nagu rääkida, mida võib-olla ei oleks vaja teha. Ja ehk siis mida me hakkame tulevikus, lähitulevikus nägema. See, mis Euroopas juba toimub, relvastumine muidugi, aga need riigid, kes saavad endale lubada, et muidugi hakkavad mõtlema ka selle peale, et julgeoleku garantiiks on tuumarelv. Ja see on veel üks eskaleerumise suund, mis meid tõenäoliselt ootab. Tuumarelva puhul ma ütleks tegelikult seda, ma mäletan lapsepõlvest, et mul oli kogu aeg selline hirm, et äkki see tuleb. Meil oli need tsiviilõppused, kõik sellised ärgid, 70ndate lõpp, 80ndate algus, see tundus nagu, päriselt oli selline, mõtted käisid läbi, et mis siis juhtub, kui siuke asi tuleb ja ma kuskilt lugesin, et kui toimub kõige võimsam tuumaplahvatus, näiteks Tallinnas, siis Tartus on sul 15 minutit aega, et istuda autosse ja sõita nii kiiresti, nii kaugele, kui sa jõuad, et see lööklaine sinuni ei jõuaks. Et lähemal on juba kõik juba põhimõtteliselt hävinud, aga ikkagi natuke see lahe on Tartus. Aga Eesti puhul on tegelikult see tuuma teema on ju lihtsalt selles, et kui relvad on olemas, siis kunagi keegi peast hulluks läheb. Aga samas jälle tuumapead on loetud ja... neid on 15 000 tükki ja 90% nendest on kahe riigi käes, et 93 isegi, et Ameerika ja venelaste käes, et see Vene sõjalise võimekuse alahindamine on minu arust seotud peamiselt sellega, et nad on näiteks Ukrainas läinud täiesti teist teed, nad on üritanud minna sisse jalaväega, mida Iraanis ameeriklased ei plaani, mida nad ka tegelikult teha ei taha, aga tegelikult venelased ei julgenud Ukrainas Zelenskit lihtsalt ära röövida või tema peakontorit koos segi pommitada, tegelikult oleks see kindlasti olnud võimalik. Kui me näeme, mis ameeriklased on Iraanis teinud. Ja, täna on kõik instrumendid laua peal, ütleme nii, ja ei tahaks seda ette kujutada, aga kui juhtub nii, et Iisraelil tekib eksistentsiaalne oht ja nende käes on teadaolevalt tuumarelv. Kas keegi arvab, et Iisrael ei kasuta seda? Kindlasti kasutab. Ja nüüd täna käib sõda. Muidugi praegu tundub, et selline tehnoloogiate tase Iisraeli ja Ameerika puhul on nii kõrge, et Iraanil ei ole ühtegi šanssi. Aga kui me vaatame territooriumi, rahvaarvu, siis ja saame aru, et ainult rakettidega seda režiimi vahetust ei ole võimalik saavutada, siis mis on see nagu valik, mis ootab Ameerikat, et kas nad tunnistavad, et see režiim saab jätkata. Ma arvan, et vajadusel Trump leiab, kuidas seda sõnastada. See on lihtne, tal on head PR-nõu. Ta ütleb, et mingi hetk, aga sõda on võidetud,
tulemus on saavutatud ja sellega see asi nagu lõpeb mingi hetk. Aga kuna me saame aru, et selle sõja peamine arhitekt on tõenäoliselt Iisrael ja nemad juba ikkagi soovivad ka päris tulemuse ja see päris tulemus on vähemalt režiimi vahetus, aga autoritaarse riigi režiimi vahetus tähendab tegelikult kaost. Ei ole võimalik, ajalugu seda ei tea, ei ole näinud ja seda ei tule ka, et on praegu autoritaarne või tegelikult totalitaarne režiim ja siis homme tuleb demokraatlik valitsus. Seda ei juhtu, seda pole kuskilt võtta, et ei ole traditsioone, ei ole vastava kultuuri, ei ole inimesi, kes suudaks seda tagada. Ehk siis alternatiiv on ainult kaos. Et meeldib see meelde või mitte, aga see on reaalsus. Ja see kaos tähendab ka seda, ja nüüd on nagu teine tagajärg, mis on päris võimalik. Et kuna Iraan on rahastanud terroristlikke organisatsioone ja terroristide vahendeid ei vali, siis need rünnakud, mis võivad tekkida üle maailma, Euroopas, Araabia riikides, Iisraelis, need ennustada ei ole võimalik, kuidas see hakkab välja nägema. Ja lõppkokkuvõttes, kui tagajärjed on liiga kriitilised, siis me ei suuda prognoosida, kuidas ka Iisrael pärast reageerib. Ehk siis nende sündmuste tagajärjed tänaseks ei ole ette prognoositavad, aga iga sõda võib viia liiga kaugele. See oht on olemas, aga positiivne on see, et kõik sõjad lõpevad rahuga peaaegu igal pool. Mõned sõjad kestavad 100 aastat, me teame ajaloost, aga ühel hetkel ikkagi suudetakse kokku leppida. Aga läheme siit kaugest Iraanist või täpsemalt tuleme tagasi Eestisse. Ja Peeter, kas sul on oma lemmikkandidaat Eesti Vabariigi presidendi kohale juba välja valitud, keda sa toetad? Praegune president on kenasti hakkama saanud ja ma olen seda arvanud juba algusest peale, isegi enne algust ja panustanud ka sellesse, et ma loodan, et ta jätkab, aga neid, kes tahaksid, neid on nagu ikka päris palju, kes vaatavad, võimalus saabub ja ma ei tea, kas on mõtet neist rääkida, aga Riigikogus on ikkagi selgelt tunda, et presidendi valimised lähenevad ja on vaja... Kuupäevad on ka paika pandud juba. Mis need on siis, ütle raadiokuulajatele ja... Septembris natuke. Natukene aega, aga kuna see on esimene voor on Riigikogus, siis tuleb see 68 häält kokku saada kusagilt ja kui saa, siis tuleb minna põllu peale, nagu öeldakse. Meie ja ka Isamaa on tulnud parandusettepanekuna, see mingi kosmeetiline seadus oli siin, et natukene varem teatada ja on võimalik kõnesid pidada kandidaatidel. Et võiks valimiskogu suurem olla, aga sellele tõmmati vesi peale. Et ei ole vaja midagi, et omavalitsusi on vähemaks jäänud ja tänu sellele ka neid valijamehi potentsiaalseid, aga see nagu praegust parlamenti ei huvitanud Hussarit, kelle see eelnõu, kosmeetilise eelnõuga välja tuli, nii et praegu toimuvad arutelud, kelle taha minna, jah, uuring on, et 70% istuval presidendil on alati head võimalused, sest ta on nähtav ja kui ta midagi väga valesti ei ole teinud, siis isegi rünnakut talle külge ei hakka,
aga Mihhail, Riigikogus ma märkasin sotsiaalmeedias, et sa käisid ka ühel koosolekul, kus seda presidendivalimist arutati. Et mida seal räägiti ja mis meeleolu sa sealt said? No ma arvan, et tegelikult me peame tunnistama, et presidendi valimiste ümber alati käivad poliitilised mängud. Eriti olukorras, kus juba aasta pärast toimuvad ka Riigikogu valimised. Suuremas plaanis erakonnad kasutavad kampaaniat Riigikogu valimiste kampaania esimeseks etapiks ja valitsuserakonnad ehk siis koalitsioon püüavad presidendivalimised ära kasutada ka selleks, et kindlustada enda võimu vähemalt valimisteni. Ehk siis kahjuks see, mida me näeme erakondade puhul, ei ole otse seotud ühe või teise kandidaadi. See pigem on võimalus tegeleda laiema kampaaniaga. Kahjuks sellepärast, et vaatamata sellele, et presidendi institutsionaalne roll võib-olla ei ole väga suur, aga president on jätkuvalt rahva esindaja. Nii rahvusvahelisel areenil kui ka siin meie riigis. Ja rahvas minu arvates andis päris kindla signaali, et praegune president võiks jätkata. Ja ideaalis erakonnad võiksid näidata, et ikkagi mingi ühtsus nii erakondade vahel kui ka ühtsus rahvaga on võimalik. Et kui presidendil on suur toetus, ta on juba ennast näidanud, siis milleks teda välja vahetada? See oleks kindlasti järjekordne signaal inimestele, et teie arvamus ei loe, mida inimesed saavad suht regulaarselt. Ja teiseks, see võib-olla tundub olema selline natuke liiga matemaatiline lähenemine või liiga pragmaatiline lähenemine, aga mitu presidenti ühes väikses riigis võiks olla nagu korraga. Ma tuletan meelde, et isegi siis, kui volitused lõpevad, tegemist on jätkuvalt presidendiga. Et minu arvates, et kui president näitab, et ta on adekvaatne, et tal on võimekus jätkata, et inimesed teda toetavad, et miks oleks vaja valida veel kedagi, et ta võiks vähemalt 2 ikkagi perioodi olla ja küll selle aja jooksul kasvavad veel väärikad kandidaadid. Toomas Hendrik Ilves sai Riigikogust omal ajal teise ametiaja ja ma loodan, et teil need nii-öelda presidendikandidaadi otsingud lähevad hästi ja mul on tunne, et kõige populaarsem kandidaat hetkel ongi Alar Karis, aga siin on veel natukene aega. Muidugi tahaks, et ka tema poolt tuleks kindel signaal. Ma arvan, seda ootavad nii inimesed, et ma olen valmis. Et erakonnad ka, võib-olla need erakonnad, kes soovivad teda välja vahetada, nendele nagu sobib see, et vastust ei tule, siis nad saavad enda kandidaadidega välja tulla. Et praegu see oleks peaaegu igale võimalikule kandidaadile mõnes mõttes maine risk. Kui Karis ütleb, et jah, mina kandideerin, siis ükskõik, kes teine kandidaat on, siis ta on Karise vastu. Ja ma arvan, see teeks kandideerimise keerulisemaks. Aga kui vastust ei tule, siis varsti me kindlasti näeme, et erakonnad hakkavad enda poolt kedagi pakkuma. Ma arvan, see eelmäng on tehtud, me kuulame, kuidas 3 erakonnast tuleb sama sõnum,
isegi sõnastus on sama, selle sõnumi sõnastus, et peab tulema president, kellel on rahvusvaheliste suhete taust ja kogemus, et no ja siis me tegelikult saame nagu öelda, kes need 2-3 kandidaat. Need üks kandidaati. Okei. No sa oled juba liiga küüniline. Et no see ettevalmistus nagu käib, rääkida sellest, et presidendi vastu juba eelmise aasta lõpus oli käivitatud selline nagu antikampaania. Ma kommentaariks ütleks veel seda, et mulle tundub, et Eestis tähendab välispoliitiline ekspertiis seda, et sa hommikust õhtuni vaatad CNN ja BBC, loed Economist ja Financial Timesi ja kõiki muid ajalehti. Ma tean, et Peeter nagu loeb ja on kursis välismaa meediaga, aga mulle tundub suur osa ja meie eksperdidest loevad kohaliku kohalikud meediad ja sellest teevad analüüsid, niinimetatud analüüsid. Aga kas see tähendab seda, et need inimesed on tegelikult võimelised rahvusvahelisi protsesse juhtima? Noh, ma ei ütle, et ei ole. Mina arvan, et tegelikult kui panna Eesti Vabariigi presidendiks täiesti tavaline inimene, noh, kes võib-olla ei ole ka poliitikas eriti kaua olnud, võib osutuda täitsa edukaks, sest mina isiklikult ei näe mitte kuidagi. Sina isiklikult oleksid valmis? Ei, seda ma ei öelnud. Aga ma isiklikult ei näe seda, et need rahvusvaheliselt noh, ütleme, nende protsesside juhtimine Eestil oleks väga intensiivne. Mida ma tahan öelda, noh, ja millele ma tahtsin viidata, et natuke naeruvääristati Hanno Pevkurit, et kuidas ta on Dubais ja tal ei olnudki informatsiooni, et Ameerika plaanib Iraani rünnata. Ja selles mõttekäigus on tegelikult üks väga oluline uba Eesti välispoliitika kohta. Ja see on see tegelikult, et kui suur on üldse Eesti Vabariigi presidendi võime rahvusvahelist välispoliitikat suunata, juhtida. Noh, me tegelikult näeme ka Kaja Kallase puhul, kes istub Brüsselis, et see ei ole liiga suur. No, hästi öeldud. No tegelikult muidugi see väga palju sõltub mitte taustast, vaid sellest, kui suur see isiksus on. Sa siiski arvad, et Eestis saab olla natukene suurem, kui meile endale meie riik tundub? Ma arvan, et roll sõltub väga palju konkreetsest inimesest ja iga inimene rolli saab nagu teha suuremaks. Ainuke asi, mida ei tohi unustada, et meil ei ole vaja välisministri presidendi ametikohal. See meil juba on. Räägime sellest, et meil ei ole vaja teist samasugust välisministri. Noh, presidendi roll on nagu laiem ja täna meil on vaja eelkõige inimest, kes võtaks enda peale rahva ühendaja rolli. Seda on eksistentsiaalselt vaja praegu ühiskonnale. Absoluutselt, ma arvan, et meil oleks vaja sellist presidenti ja ma ei räägi nüüd, ütleme, isegi ainult isikust, vaid institutsiooni, kes on suunatud riigi sisse. Et noh, kas president suudab piisavalt näiteks inimesi tunnustada, noh, naljaga pooleks või mitte, aga Arnold Rüütel andis vist 700 või 800 teenet märki omal ajal, aga praegu antakse teenete märke vähem, ma arvan sellepärast, et kui sa annad üle seal 100-200, siis on selline olukord, nad ei mahu saali ära. Ja mul on järgmisele presidendile selline soovitus, isegi noh, Karis võib selle mõtte nüüd kohe siit ära võtta, et andku teenete märke 2 korda aastas. Et meil on ju tegelikult 2 suurt pidu, et meil on vabariigi aastapäev ja siis taasiseseisvumispäev või iseseisvuse taastamise päev, kui olla täpne. Et tegelikult siis saaks inimestele öelda rohkem, no president saaks öelda rohkem, et te tublid, te väärite midagi,
ei oleks seda probleemi, et saal on liiga väike. Ja kuule, aga meil on suur saal ka, kus saab ühe korra anda kõik. See on tõsi. Aga tänase saatega on juhtunud selline vahva lugu, et see on saanud läbi ootamatult. Ma kahtlustasin ka, et need teemad, mis meil täna on, et need haaravad rohkem, kui me ette arvasime, aga täna olid Keskhommiku stuudios Riigikogu liige Peeter Ernits, Keskerakonna liige samuti ja nagu alati minu hea saatekaaslane Keskerakonna esimees Mihhail Kõlvart, kes on ühtlasi ka Tallinna volikogu juht ja mina saatejuhina Janek Mägi. Kuulake Keskhommikut ja vaadake Keskhommikut nii Raadio 7 kui ka YouTube'is.